Euroskills 2025 on lõppenud ja kohe tulevad siia suurte halli lõputseremooniale kõik osalejad kõikidest riikidest ja nende seas ka siis 18 Eesti töösportlast, kelle ülesanne oli siin Taanis Herningis 3 päeva jooksul teha teistest võistlejatest paremini oma erialal tööd, mida mõni iseloomustas kui nädalatööd või siis vähemalt ütles, et tööd oleks saanud normaalselt teha, kui umbes 100 000 inimest poleks käinud vaatamas ja lisaks sellele veel iga võistleja kohta üks ekspert kogu aeg üle õla piilumas. Kas sa teed õigesti, mida sa täpselt teed? Väikeste detailidena välja, isegi Taani kuningas käis vaatamas juhuse tahtel just Eesti mehhatroonikute boksi juures, nii et võite ette kujutada, kui rasketes tingimustes pidid võistlejad oma tööd tegema. Ja millised olid need emotsioonid, kui 3 päeva tihedat tööd läbi sai? Ma saan aru, et emotsioonid on laes ja pisarad filmis. Jaa, on küll jah. See on jah, teistmoodi tunne on lihtsalt, ma ei oska öelda. Nii hea tunne, 3 päeva rasket tööd ja see on lõpuks tehtud. Ma ei tea, nii hea on olla lihtsalt. Aga praeguseks on väga hea tunne, et aasta aega rasket tööd ja pisaraid ja vaeva ja kõike. See oli seda väärt. Nii et mul on väga hea meel. Kokku osales Eestis 18 noort, 3 ala toimusid paarisvõistlusena, seega 15 erialal oli Eesti seekord esindatud. Paljud seekordsetest võistlejatest on lisaks aga praegustele Euroopa meistrivõistlustel osalenud ka maailmameistrivõistlustel, kuid kummalgi võistlusel tohib osaleda vaid 1 korra ja seega nii mitmegi Eesti töösportlase jaoks lõppes koos lõpuvilega ka töösportlase karjäär. Pisarad silmist lausa? Jaa, nii on, sest lihtsalt imeline võimalus osaleda WorldSkillsil ja Euroskillsil koos imeliste õpetajatega aga lihtsalt, et see teekond lõpeb lihtsalt, see on kurb. Võistlused kestsid 3 päeva, aga ettevalmistused alates võistlejate ja ekspertide leidmisest, spetsiaalsest harjutamisest ja rahvusvahelisest suhtlusest käib vähemalt aasta ette. Kutseoskus kui selline on megatrend ja see on miski, mida järjest rohkem hinnatakse ja seetõttu me seda just populariseerimegi, et meie Eesti noored oleksid tulevikuks valmis, suudaksid konkureerida ja selle läbi on ka Eesti riik tugevam. Kuid nüüd ongi aeg pöörata pilk minu selja taha lõputseremooniale, kõik võistlejad tulevad kohe saali ja saame teada, kas Eestile sel korral mõni medal välja võideldi. Ja tõepoolest, florist Jarko Ilves, kes juba võistlusele tulles ütles, et tema läheb medalit püüdma, sai hõbemedali. Pühenduda sellesse, mida sa teed ja olla lihtsalt sina ise ja nautida seda, mida sa teed ja olla koos nende inimestega, kes toetavad sind. Võistlus oli raske ilmselt. Ma ei tea, mida sa praegu tunned? Seda on raske kirjeldada, sest tuua Eestile floristikas medal ja enda koolile ja ma lihtsalt tahan öelda suur tänu kõigile, kes on mind toetanud ja alati olnud mulle abiks ja toeks ja kirjeldamatu tunne. Mis on floristikas see, mis on selle juures nii hingega hoidnud? See emotsioon ja need inimesed ja see, et ma saan olla mina ise ja teha seda, mida ma päriselt armastan. Lisaks kullale, hõbedale ja pronksile jagatakse siin ka meisterlikkuse medaleid ja neidki tuli Eestile rekordarvul. Ja meie keskmine tulemus on 690 punkti, mis on läbi aegade kõige kõrgem. Lähemalt aga võistluste tulemustest ja Eesti kutsehariduse seisust lähemalt TV6 erisaates 28. septembril.